tere! Järjekordne autovideo on siis käimas ja tahan teile rääkida sellest, ma tahan kõigepealt öelda, et see aju või inimese mõistus on ikka üks päris imelik asi. Kohati ma ei tahaks mõelda nii Speed camera report ahead. Ma ei tahaks mõelda nii nagu ma mõtlen ja tahaks kuidagi nagu vanu häid aegu tagasi, kui ei tekkinud igasuguseid mõtteid ja seoseid. Selline sissejuhatus siis. Aga rääkides seostest, siis nüüd juba 2 kuud, olenevalt millest seda videot vaatad, aga juuli algusest sai siis loodud selline programm nagu kaalulangetuse kiirtee. Ja kiirtee ikka selline liiklusega seotud nimi, ütleme niimoodi, aga seekord siis kaalulangetuse kiirtee. Ja hetkeseisuga olen mina siis maanteel sõitmas. Ja nüüd alates sellest hetkest, ehk siis juuli algusest, kui ma lõin siis töötasin välja selle programmi kaalulangetuse kiirtee, siis ma olen hakanud liiklust vaatama ja liiklusesse suhtuma hoopis teistmoodi. Ja ma olen hakanud looma seoseid kaalu langetamise ja liiklemise vahel, ehk siis autoga sõitmise vahel. Ja enam ei ole lihtsalt nii, et sõidan, ja pikka aega juba ei ole niimoodi, et söön või siis, kui ma kellegile toitumisalast nõu annan, et ma lihtsalt ütlen, et bla bla söö tervislikult või bla bla sõida. Nüüd on ikka asi selles mõttes ikka muutunud nii liiklemises kui ka kaalulangetuse kiirteel liiklemises. Ja mida ma siis tähele olen pannud, et autojuhtida, kui sina oled autojuht, kes sa mind kuulad, siis ma arvan, et sa saad päris hästi aru, mida ma siin rääkima hakkan. Kui sa veel liikluses pole olnud ise juhina, siis sulle võib see jutt tunduda praegu natukene arusaamatu. Aga samas, kui sa oled jällegi kellegi kõrval istunud, kes on autojuht, siis jällegi võib-olla sa saad aru minust. Aga igal juhul see live on täiesti tegelikult ette valmistamata ja ma olen tahtnud seda juba ammu teha ja siit autoroolist ma selle nüüd ära teengi. Nimelt, meil on erinevaid tüüpe, autojuhi tüüpe ja meil on erinevaid kaalulangetajate tüüpe. Ja kuidas need seosed siis minul on tekkinud, on siis niimoodi, et näiteks võtame sõidustiili ja võtame toitumisstiili, millised valikud inimesel on. Näiteks kas või selles mõttes, et kas ta tahab jojo dieeditada, kas ta tahab midagi püsivat ja stabiilset, kas ta on heade oskustega juht, halbade oskustega juht, ohtlike oskustega juht või siis väga osav juht, kes sõidab küll, ütleme niimoodi, võib-olla natuke ekstreemselt, aga siiski tal on oskused olemas, et ta veab välja selle rolli. Ja siis meil on kaalulangetajad. Kaalulangetajate puhul on ka justkui võib oskustest rääkida, aga võib-olla siinkohal oskuste all on pigem teadmised. Tegelikult autojuhil peavad ka olema head teadmised, kuidas siis autot juhtida. Kui ta neid ei ole, siis ta järelikult ei ole hea juht. Ta on keskpärane või halb. Lausa ohtlik võib olla see inimene autoroolis. Aga kui nüüd nendest seostest rääkima hakata, siis võtame kõigepealt näiteks kiirusepiirangud, mis on siis liiklusega tugevalt, mis on siis reguleerib siis liiklust ühest küljest, Siis Please reported ahead. Nii, vabandust, mul siin vahepeal programm ütleb vahel asju, kui seda kuulda on. Siis mida ma öelda tahan, on see, et kiirusepiirangud ja mida osad inimesed teevad. Ilmselgelt meil on siis 3 tüüpi inimesi. Esimene tüüp inimestest on siis need, kes peavad piirangutest enam-vähem kinni, mis tähendab seda, et kui sul on lubatud sõidukiirus 50, 70 või siis 90 või 110, nagu siis Eesti teedel on, siis sõidetakse nagu täpselt nii kiiresti või natukene kiiremini. Nende inimestega, kes täpselt nii kiiresti sõidavad, nendega tegelikult ei ole mitte midagi nagu selles mõttes mögiseda, ütleme siis niimoodi. Nad teevad nii, nagu tegema peab. Tegelikult kõik on hästi. Vahepeal natukene võib-olla kiiremini aga mitte oluliselt kiiremini. Seega midagi mögiseda tegelikult pole. Siis
on 2 ekstreemset tüüpi ja räägime siis nendest, kes sõidavad oluliselt alla kiirusepiirangu, ehk siis sul on 50, 70, 80, 90, mis iganes see lubatud kiirus on ja siis inimene lihtsalt sõidab 10 kilomeetrit aeglasemalt või isegi rohkem. See nüüd ei ole mõistlik ja kaalulangetuses on täpselt samamoodi inimesed, kes siis jälgivad nii-öelda kaalulangetuse kiiruse, ütleme siis niimoodi, reegleid, mis tähendab sisuliselt seda, et keegi näiteks järgib seda reeglit, mida on siin pikka aega jahutud, et õige tempo on 0,5 kilo nädalas. Kes see ütles? Ja okei, keegi ütles kunagi kuskil kirjutas, on ju. Kas see kehtib sinu puhul? Kas seda tehti sinu kohta? Ei tehtud, sa ei pea selles mõttes nii aeglaselt seda kaalulangetusprotsessi võtma. Sa võid kiiremini, kuidas sa ennast pidurdada, on ju. Esiteks sa ei saagi ennast väga pidurdada, on ju, kui sa juba niigi aeglaselt lähed, on ju. Ja siis autojuhtides on see tüüp, need, kes sõidavad ülikiiresti, kogu aeg neil on vaja mööda sõita, esimene olla ja nii edasi ja nii edasi. Ja need kipuvad olema natuke nagu sellised ohtlikud ka, on ju. Ja samamoodi on kaalulangetajad, need, kes tahavad kiiresti tulemust saada. Küll nad siis võtavad selle dieedi, selle toitumise, selle kaloraaži, selle ajapiirangu, selle treeningmahu, mis iganes nad endale nii-öelda ette panevad, siis see peaks tootma tulemust kiiresti. Nad tahavad kiiresti kohale jõuda. Aga vaadake, aeglaste sõitjatega, aeglaste kaalulangetajatega on see jama, et see kaalulangus on nii aeglane, et võib-olla lõpuks jõutaksegi eesmärgini või siis on nii aeglane, et lõpuks lihtsalt loobutakse sellest, on ju. Ja nende kiirustajatega, nagu ka liikluses, ühel hetkel need kiiruseületajad saavad trahvi. Kas nad saavad siis trahvi sellest no mis iganes see asi on see, mis see pilti teeb, on ju, kui inimene kiirust ületab, mul tulegi meelde, kiiruse kontrolli masin, ütleb, mis niimoodi, praegu tõesti tule meelde, mis see on. Või siis politsei teeb neile trahvi, on ju, ja ongi kõik. Ja see trahv tuleb ka tegelikult nendele, kes kaalulangust kiiresti tahavad saada. Ja nende trahv väljendub siis selles, et nad kas tunnevad ennast halvasti, vähe energiat, halb tuju näiteks, võib-olla siis nende trahviks, on ju, ja kui on nagu korralik kiirustamine ikka, no siis on trahviks juba liigsed kilod. Nii et mis siis tagasi tulevad ja nii-öelda, need on siis sellise yo-yo dieeditaja mured. Ja täpselt samamoodi võiks öelda, et liiklevad samamoodi meil nii-öelda yo-yo juhid on ju, kes siis nagu kiirendavad ja siis ühel hetkel tuleb neil ette aeglane juht ja no siis nad peavad aeglaselt sõitma, aga nad üritavad ikka kiirendada, forseerida seda asja, on ju. Ehk siis saaks ikka kuidagi oma temposse tagasi, on ju. Aga võib-olla aeglustus ongi see, mida neil just vaja on sel hetkel, on ju. Aga see jääb närvi neid. Ja no mõistlikud juhid on nagu mõistlikud kaalulangetajadki. Kui sul on kiirusepiirang ette pantud, siis sa sõidad sellega või pisut kiiremini, et siis mitte nii-öelda trahvi saada, et siis mitte mõjutada kaassõitjaid. Ja kuidas mõjutab kaalulangetaja üleüldsegi teisi inimesi, kui meil on kiirustaja tüüp, üldiselt sellega kaasneb närvipinge, ekstreemsed valikud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me, ja just sõitis üks kiirustaja mööda, no miks sa kiirustad? Miks? No, kõik sõidavad ju normaalselt, selles mõttes ma olen 90 alas praegu on ju, ja noh, ütleme ausalt, sees on 97, see on normaalne. Nii, ühesõnaga, kiirustajad on siis ise mõjutatud ja seetõttu mõjutavad nad teisi. Ja need, kes aeglaselt teevad, nendel on täpselt samamoodi mõju teistele. Nii juhtidel, näiteks üks juht, kes on 90 alas otsustab 80 sõita, tekitab endale mitmekordse nagu rivi siis nii-öelda enda taha, on ju. Ja ta ei vaata, ta ei saa aru, mida ta teeb valesti ja miks ta teeb seda valesti, on ju. Ja ma ütlen teile, need kiirustajad, ausalt öeldes ma ei tea, mida nad roolis teevad selles suhtes, et neil nii kiire on või kuhu nad kiirustavad, aga need, kes aeglaselt sõidavad, ma olen nagu hakanud konkreetselt vaatama, kui ma möödasõitu teen, et mis toimub. Miks ta sõidab nii aeglaselt? Ja pooltel juhtidel on mingisugune kõrvaline tegevus käsil. See tähendab seda, et nad ei pane tähele, neil pole õrna aimugi, kui nad 90 alas 70 sõidavad. Ja selleks võib-olla, et trahvi mitte saada, sellepärast nad igaks juhuks panevad nagu eriti aeglaselt, sest nad teavad, et lihtsalt ei ole võimalik, et siin alas on näiteks 50 kiiruse piirang. Ja mida nad siis teevad seal roolis?
mida teeb kaalulangetaja, kes väga aeglaselt kaalu langetab? Ta fookus, ta prioriteedid on tegelikult hoopis kusagil mujal, on ju. Ja need inimesed neil on siis lõbus vestlus, mõni tõmbab suitsu, mõni näpib telefoni, mõni räägib telefoniga. Variante on palju, mõni inimene, ma olen isegi sellist asja näinud, paneb oma lapse või lemmiklooma rooli. What the hell? Ehk siis mida kuradit ma ütlen selle peale, et see on küll nagu ikka natuke jama, on ju. Et ühesõnaga sellised mõtted on mul siis peas. Ja mul nüüd tekib lihtsalt küsimus, et mida teha? Mida teha? Väga lihtne. Kui on meil tegu kiirustajaga, siis sellele inimesele tuleb öelda, ja ma olen sellistele inimestele väga palju öelnud, ärge kiirustage, enesetunne on ülioluline kaalulangetusprotsessi juures, sest siis sa saad seda teha stabiilselt, ilma et sul tuleks suuri muudatusi sisse, ja siis sa saad seda teha kaua, ilma et sa peaksid nii-öelda läbi põlema või siis, mida iganes, saate aru, mis ma öelda tahan. Siis need, kes asju teevad normaalselt, nendega mul ei olegi midagi öelda, nendele mul on tavaliselt väga lühike tagasiside. Tubli, jätka samas vaimus, ja kui ma istuksin kellegi kõrval, kes sõidab ka normaalselt, ma ei kommenteeriks seda sõitu. Kiirustajale ma ütleks, võta rahulikult. Kuhu sa kiirustad? Sa jõuad 1-2 laulu võrra kiiremini, ehk siis kuni 10 minutit kiiremini jõuad sa oma sihtpunkti, kui sa närvitsed. Mis selle asja point on? Miks? On ju? Ja need inimesed, kes aeglaselt sõidavad, neil on lihtsalt vaja juhiseid ja neil on vaja aidata fookus sättida ja prioriteete paika panna, et kui nad tahavad kaalu langetada, nad peavad sellele keskenduma. Ehk siis need inimesed samuti, kes on roolis, nad peavad keskenduma sellele, et nad sõidavad, on ju. Mitte rääkima juttu, mitte tegema mingid... Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. Mitte tegema igasuguseid muid kõrvalisi asju selle kõrvalt, et saada siis ennast nii-öelda vormi, aga samas pöörates tähelepanu igale poole mujale, on ju. Seega, minu sõnum sulle, olenevalt nüüd milline kaalulangetaja, kaalulangetuse teel liikleja sina oled, ma arvan, et sa said aru, isegi kui sa autojuht pole, siis sa pead võtma endale ikkagi nagu õige lähenemise, kui sinu soov on saada paremini vormi. Kui sa oled liiga aeglane, järelikult sul ei ole asjad paigas. Kui sa teed kõike normaalselt, nagu ma ütlesin, minu tagasiside on lihtne, super. Ja kui sa kiirustad, siis võta hoogu maha. Sellepärast ühel hetkel sa saad selle trahvi kätte, on ju. Tõenäoliselt üle söömise, halva enesetunde või siis vähese energia pärast või närvilisus, mis võib ka tulla, mis tulebki, ma tean, ma olen ise teinud seda. Nii et ühesõnaga, hakka asju tegema mõistlikult ja täpselt sel põhjusel ma lõingi siis kaalulangetuse kiirtee programmi, kus siis me ei liigu 50 kilomeetrise tunni kiirusega, me ei liigu 90 kiiruse, 70 kiirusega, me liigume 90 või 110 kilomeetrit tunni kiirusega ja me teeme õigesti. Ehk siis nende kiiruste puhul, mõtle nüüd ise, sa oled maanteel liiklemas, sa sõidad 50 kilomeetrit tunnis, aga sul on 90 lubatud. Miks sa penitad seda protsessi, on ju? Sa oled 90 alas, sõidad 110-ga, 120-ga. Miks sa paned ennast, miks sa paned teisi ohtu? Sõida 90-ga ja seda ma tahangi sulle, sõida 95-ga, sõida 96-ga ja seda ma tahangi sulle öelda, et sa pead asju selles suhtes õigesti tegema. Tegelikult, kui inimene sõidab 80-ga või inimene sõidab 90-ga, 90 alas, reageerimiskiirus ja kõik muud asjad, seal ei muutu mitte midagi, see on nagu olematu. Me räägime siin võib-olla 1 sekundilisest vahest, mis on sisuliselt olematu. 1 sekund, see on ja sekund, on ju. Seega, aga kui sa sõidad oluliselt kiiremini või aeglasemalt, siis muidugi hakkab see rolli mängima. Seega, mida ma sulle öelda tahan, on see, et kui sa oled ka kaalulangetuse teedel liiklemas, siis vali alati nii-öelda maantee, vali kiirtee, sest sa saad kiiremini kohale ja kui sa seal peal oled, siis sõida õigesti, mis tähendab seda, et jälgi neid reegleid, mis on paika pandud. Ehk siis, kui kiiresti sõita, kuidas sõita ja järgmine. Muidugi BMW Lätist ja ma ei tea, palju tal sees oli, igal juhul mul oli selline tunne, et ma olen nagu post. Nii et jah, seda ma tahtsingi öelda, et kaalulangetuse kiirtee on sulle, kui sa tahad teha asju kiiresti ja turvaliselt ja efektiivselt. Tšau!